tere, Jaan. Tere. Küsimus on sulle, nii nagu ikka oleme küsinud siin paljudelt külalistelt juba, et mis on sinu senise elu kõige miski? Nimetame seda soorituseks, sellepärast, et muidu sa võib-olla hakkad rääkima kohe mingisugusest kunstilisest juhtumist, aga põhimõtteliselt sa võid rääkida mis iganes, miski selline asi, mis sul une pealt meenub ja mis on sinu elu võib-olla siiamaale kõige rohkem mõjutanud. Kas teised ka niimoodi ohkasid jäid kohe mõtlema? Kõik ohkasid, täpselt, jaa. See ongi see asi, et alguses inimene ohkab raskelt. See on nii raske küsimus. Ja, eks ta on. Ma arvan, et ma ei ole veel selle peale tulnud, et mis see võiks olla. Praegu ma ei oska hetkel sellist seda kõigemat välja tuua. Mul on hea meel, et me siin praegu istume ja iga päeva üle on mul hea meel, et iga päev on kõige. No, võib-olla see, et suudad elust rõõmu tunda, et võib-olla see tundub endale selline positiivne asi. Et sul ei ole nagu sellist nagu, et oled nagu saavutad mingisuguse totaalse kliimaksi mingil hetkel ja sellest hetkest on kõik lahenenud ja nüüd sa lihtsalt liugled sulnilt edasi selle rasva peal, mis sa mingisuguse sellise suure paugu hetkel nagu saavutasid. Ei ole, et iga päev on uus ja eks Nullist. Ka muresid ja rõõmusid ja kõike on, aga see kõik on käib asja juurde. Nullist alati oli? No mitte alati, aga... Mul on endal ka põhimõtteliselt vist sarnane mõte, mu käest naine ka küsis, et mis nagu sul oleks, kuidas käid ja küsi teiste käest, et ma ei mõelda isegi välja seda, et ma ei olegi. Et välja, et sa oled teine inimene, kellel ka ei ole midagi sellist. Ega ei ole jah. Kohe niimoodi võtta varnast. Aga ütleme, et kui sa ei ole midagi sellist nagu elu muutnud sündmust või asja, aga kas on mingi selline tõeline niisugune nagu mingi hävingumoment meenub enda puhul, et sealt maalt nagu, kui poleks seda olnud, et siis oleks kõik hästi, et siis ma istuks praegu siin ja siis ma oleks võib-olla hoopis nii ja naa. No ma ei oska niimoodi sellele küsimusele ka vastata. See sama küsimus. Sellepärast, et... Tuleta midagi muledat enda elust veel. Sellepärast, et eks neid sündmuseid on olnud ilmselt väga palju, miks me praegu siin istume, eks ole, et eks on olnud nii ja naasuguseid asju, aga meie saime ka mingil hetkel saime tuttavaks ja ilmselt tänu sellele ma praegu siin sinuga koos olen. Ilmselgelt ja. Ma ei oleks muidu sulle ju kirjutada ega helistada. Ja see, et me tuttavaks saime, see oli jälle juhus kuidagi pidi teistpidi, et sattusime kokku. See oli üks õudne sündmus. Jah, õudse sündmuse ajal. Me saime tuttavaks. 2 aastat tagasi. Jah, selle eest oli isegi öelda, et see teatud määral nagu aastapäev. Selle sündmuse aasta isegi hakkab nagu tulema varsti. Vaata kui panem, jah. Huvitav, kas seda sündmust saaks nagu panna siis nagu selle nagu positiivse või negatiivse poole peale? Ma arvan, et positiivse poole peale. Jaa, kindlasti. Aga ega see kõik nagu väga kerge seal ei olnud. Mõnus mõistukõne praegu. Las olla, sellepärast, et ei olegi vaja kaarte keegi ei saa nii aru. Sest et kui me nii abstraktselt räägime, see jääb tegelikult nagu jääbki mõistatuseks, millest me räägime. Aga jah, minu jaoks oli see samuti tegelikult, minu jaoks isegi võib-olla oli see ka üks niisugune asi, mis mulle ikka tihti peale nagu unest ärgates jälle meenub, sest et see oli omamoodi ka kataklüsm. Et mitte nüüd, et ainult kataklüsm, aga ta oli nagu korraga seda teist. Ja kindlasti elu muutev. Ma sain endast, ma ei tea, kuidas mina sain endast väga palju uusi asju teada. Jaa, sama siin. Ja see ongi oluline. Nii üht kui teist laadi asju. Ja asju, mida ei tahtnudki teada ja seal nägid järsku, et minu sees on see loom ja
omamoodi jube jah. jah, mina näiteks sain aru, et ma muidu olen arvanud, et ma olen suhteliselt selline mittekannatlik inimene, aga ma sain aru, et ma olen täitsa kannatlik inimene selle sama asja. See kannatus pandi totaalselt proovile. Pandi proovile ja ma ületasin, see sai ületatud jah. Mul oli täpselt samasugune lugu tegelikult, sest mul oli veel see aeg selline periood, kus ma olin käinud puhtalt huvist või ka olude kokku langemise tõttu olin käinud ühel teataval teraapial. No mitte sellepärast, et mul oli nüüd hirmsasti nagu vaja teraapiat teha, vaid et lihtsalt jälle juhus viis mind. Huvi pärast lasin endast teha sellist nagu endale teha teraapiat. Ja see tegi mu nii rahulikuks, et ma arvan, et mina elasin selle kataklüsmi tänu sellele üle, et ma olin sellest teraapiast käinud vahetult enne. Et ma olin nii zen üldse, et mitte miski ei liigutanud. Ilmselt sinul on siis see loomulik, oli see loomulik vastupanuvõime endal olemas. Mina sain sellega väljas poolt. Ja minul oli selline asi, et ma tegelesin kogu selle asjaga umbes 2 kuud iga päev ette. Seal oli vaja, eks ole, kõvasti treenida, et see asi saab käima. Pidid treenima ennast. Pidid treenima. Praegu ka Kell on peal. Pulsikell on peal, lähen varsti panen arvutisse ja vaatan, kuidas südamelöögid olid siin. Seda üritades praegu rääkida sellest müstilisest ja maagilisest asjast, mida keegi aru ei saa rääkida. Esimest päeva, esimest tundi on sul peal pannud. Mõtlesin, et proovin ka, kuidas asi käib. Aga selleni viib ju ka ikkagi mingisugune selline nagu eriline otsus, et nüüd aitab, et nüüd ma soetan endale sellise kella. See on mõjutajate otsus selles mõttes, et keegi nagu ei ütle, et soeta, vaid ma näen kõrvalt, olen näinud, kuidas see on kuidagi nagu selline suurte inimeste mänguasi, et seal on mingid tabelid ja siis kogu aeg andmed jooksevad ja selline põnev enda kohta need numbrite kombinatsioone teada saada, mis sa siis nüüd oled või mis seal siis nüüd on, see on nagu horoskoobi lugemine ka vähe, vaatan ennast nagu loen, mis minu kohta siis on nüüd, et seal kella sees on ka sinu kohta ju horoskoop. Jah, aga ta on ikkagi nagu matemaatiliselt peaks olema nagu enam-vähem täpne pulsid ja vist mingisugused seal unetsüklid ja et seal võib-olla päris udu ei aeta. Huvitav, kui sul oleks selle erilise sündmuse ajal see kell olnud, vaata millised kihvtid kõverad oleksid. Oi, see oleks olnud jah, väga huvitav. Minu käes oleks see kell kulub läinud. Kuigi ei tea jah, ei tea, kuidas see oleks reageerinud. Küll jah, vaata ongi, äkki see oligi nii oluline sündmus, kui see praegu mõlemil meelde tuli. Jah. Et jah, kui niiviisi praegu tagant järgi mõelda, et see on nagu nüüd vaatad selja taha ja nagu mingi kõrge voone nagu paistab, et see paistab sealt. Jah. Ei ole veel nii kaugele läinud, et maasõved ei saa jäänud kuidagi. Ja pärast, eks ole, oli veel selline tore auhindamine. Auhindamine? Jaa, seal ühes majas. Seal vaata seal. Jah, oli. Jah, oli tõesti, see oli ka päris tore, jah. Aga pärast sa mõtled seda nagu tükk aega hiljem. Jah, natuke hiljem kutsuti auhindamisele. Ja see oli väga vahvur kord, see oli ka väga huvitav, jah. Ja, et me ei pea nagu päris nimedega asjast rääkima, sest et siis jääb inimesel nagu rohkem nagu ruumi. See on nagu abstraktne maal. Sa räägid nagu ruutude ja ringide abil nagu tõsielu sündmusi püüad kajastada. Ja auhindamine oli ka hästi vahva, jah. Võib-olla see oli isegi nagu teine selline sündmus, jah. Kuidagi paralleelselt on need asjad meil läinud, jah. See kaubelt peaaegu, et kui sa oleksid mind praegu intervjueerimaks samast asjast hakkaks rääkida. Tõenäoliselt. Huvitav, kindlasti on väga paljudel inimestel veel selline samane. Ma arvan, et igal on mingi unikaalne asi, aga võib-olla linnulennult mõeldes siis on väga suur hulk inimesi, kellel on täpselt see sama asi, kui see tegelikult avaldab. Ja võib-olla küll. See hõlmab tohutu suurt hulka inimestest, eriti Eesti. Auhindamisel võib väga paljud kohad. Me nimesid ei hakka nimeta. Jah, see on küll nii. Selge, aga võib-olla siis jätamegi asjad lahti täiesti, et rohkem täpsemalt räägime, eks ju. Või tahad sa midagi lisada? Ei, mul ei ole siia rohkem midagi lisada. Minu arvates me oleme väga ilusa, tõesti abstraktse maali. Jah, et võib-olla võiksid siis selle klipi
või telesaate vaatajad näiteks seda asja joonistada, mida me rääkisime. See kohutavalt hea mõte. Jaa, et kas sellest tuleb abstraktne töö või tuleb selline palju figuuriline. Või mis tunne tekib meie kirjelduste põhjal. Jah, see oleks hea mõte. Võib-olla selle soovitusega lõpetame. Jaa. Aga aitäh sulle, Jaan. Teeme nii, aitäh sulle. Nägemist. Aga keegi ei tea, mis see oli. Osalesime sellel presidendi vastuvõttu nii-öelda loomingulises tiimis. Jaan oli